Need on Pipelife'i polüetüleen survetorud. PE survetorusid kasutatakse reovee, puhta vee ja gaasi, surve- ja vaakumsüsteemides. Need torud siin on valmistatud PE100 ja PE100 RC materjalidest. Varem on kasutusel olnud ka PE60 ja PE80 materjalid. Erinevus seisneb selles, et PE60 ja PE80 materjalidest valmistatud torud on elastsemad, kuid sama surveklassi saavutamiseks on vaja kasutada paksemat seina. Täna on Pipelife'i valikus ainult PE100 ja PE100 RC materjalist torud. Reoveetorud on markeeritud pealt pruuni triibuga, puhtaveetorud on markeeritud sinise triibuga ja gaasitorud on markeeritud kollase triibuga. Väga oluline on kasutada õige markeeringuga torusid õigetes torustikes, sellepärast et maa all võib olla mitmeid trasse kõrvuti ja lahti kaevates on väga oluline aru saada täpselt, millises torustikus mis voolab. Ilma markeeringuta torude puhul või vale markeeringuga toru kasutamisel on keeruline aru saada, mis sellest trassist täpselt voolab. PE100 ja PE100 RC materjalist valmistatud torud näevad väliselt samasugused välja. Vahet saab neil teha toru peale märgitud markeeringu järgi. Sisuline erinevus on selles, et PE100 RC materjalist valmistatud toru on märgatavalt vastupidavam füüsilistele kahjustustele ja sobib paigaldamiseks ka kinnisel meetodil. Samas võib PE100 RC materjalist toru paigaldada ka lahtisel meetodil. PE100 RC materjalist valmistatud toru sobib paigaldamiseks ka keerulisemates tingimustes. Vastavalt standardile on polüetüleen survetorudel lubatud kahjustused toru seina paksusest kuni 10% ulatuses. Survetorude oluliseks näitajaks on survetaluvusklass, mis tavapäraselt on PN10, mis tähendab nominaalsurvet 10 barri või PN16, mis tähendab survetaluvust 16 barri. Väga lihtne on sellest aru saada ka toru seina paksuse järgi, sellepärast et sama välisläbimõõduga PN16 surveklassi toru seinapaksus on suurem kui PN10 surveklassiga toru seinapaksus. Teine oluline näitaja survetorustike puhul on STR, mis tähendab suhtelist seinapaksust. See on toru välisläbimõõdu ja seinapaksuse suhe. Mida väiksem on STR, seda suurem on toru seinapaksus. Ehk siis sama välisläbimõõduga toru puhul on STR11 toru seinapaksus suurem kui STR17 toru seinapaksus. Survetorusid saab ühendada kolmel viisil. Mehaaniliste surveliitmikega, mida mul siin laua peal näidata ei ole. Teine meetod on elektrikeevis liitmikabil, kus on väga oluline kasutada õigeid töövõtteid, puhastada toru enne keevitamist, koorida, kasutada korralikke liitmikke ning samuti korralikke töövahendeid ehk siis elektrikeevisaparaati. Kolmas meetod on põkkkeevitus, kus on samuti tarvis põkkkeevis masinat. Siin on mul näidisena nurga all põkitud toru, mida saab kasutada ka põlvena, kuid põkkkeevitust saab teha ka sirgelt. Ka põkkkeevise puhul, nii nagu ka elektrikeevis ühenduse puhul, on väga oluline järgida õigeid töövõtteid, kuumutamis- ja jahutamisaegasid. Põkkkeevise puhul on võimalik kokku keevitada sama läbimõõdu ja sama STR-iga torusid. Kui ühenduste tegemine on teile võõras või teil ei ole vastavaid tööriistu, siis on kindlasti mõistlik kasutada mõnda spetsialisti, kel on olemas töövahendid ja soovitatavalt, kes on läbinud ka koolituse vastavate ühenduste tegemiseks. Nii saab kindel olla, et ühendus on lekkekindel ja survet pidav. Survetorud läbimõõdus 20 kuni 110 on saadaval nii rullidena kui lattidena ja survetorud läbimõõdust 125 edasi on saadaval ainult lattidena. Pipelife'i tehastes Põhjamaades on võimalik toota survetorusid tegelikult isegi mitmemeetrise läbimõõduga.